Nii, palun kõigil oma mikrofonid kinni panna. Ma ise panen teid ära. Ahaa, Svetlana ka oli veel tulemas. Lugupeetud volikogu, alustame oma siis natukene erakorralist istungit, mis toimub e-keskkonnas. Ja kõik volikogu liikmed on kohal. Kohal on 15 liiget. Ja tänaseks välja pakutud päevakord on kuvatud meil siia tööpinnale. Töökorrast nüüd teeme nii palju, et kui ma teen ettepaneku, et näiteks päevakord ühehäälselt vastu võtta, siis küsin, kas keegi on sellele vastu. Siis kui keegi on sellele vastu, siis palun kirjutada see vestlusaknas. Vestlusakna leiate, kui lähete ekraani alla serva ja seal on nupp chat. Klikite selle peale ja teil avaneb vestlusaken, kuhu saate kirjutada siis oma soovid. Kes soovib sõna võtta, siis kirjutab kas vestlusaknasse, et soovib sõna võtta või on osalejate nimekirja all. Participants on see, mis kui te avate, selle saate osalejate nimekirja saate avada ekraani allaäärest Manage Participants ja kui see osalejate aken on avatud, osalejate nimekiri, siis allääres on Raise Hand. Et sellega saate ka märku anda, kui soovite sõna või on teil midagi öelda. Kuna osalejaid on päris palju, siis seda informatsiooni, mis siia nüüd mulle koosoleku juhatajale liigub ja millega pean arvestama, on päris palju. Nii et varume natuke kannatlikkust, et ma tuleks kõige selle infomassiga siin toime ja suudaks seda süsteemi hallata. Nii, et praegu on meil volikogu istungil, elektroonilise volikogu istungil 22 osalejat ja kohal peaks olema kõik volikogu liikmed. Ma palun koosoleku protokollijal vaadata nimekiri üle ja kanda kõik koosolekul osalejad protokolli. Praegu on veel probleem Svetlana katusega. Svetlana, ole hea, püüa oma mikrofon sisse lülitada, sellepärast, et praegu ma ei näe, et sul oleks mikrofon sisse lülitatud, et mine siin vestlusakna alumisse äärde. Nii, nüüd kellelgi mikrofon tuli. Jah, aga ma lülitan praegu selle sinu mikrofoni välja, et ei segaks vestlust. Vahepeal oli lahkunud meil Helle kukkus välja. Tundub, et siin on päris palju ka interneti probleeme, et mõned inimesed kipuvad välja kukkuma koosolekult. Helle, palun pane siis uuesti üles päevakord. Nii. Tänane välja pakutud päevakord on teil ees. Kas päevakorra kohta on kellelgi küsimusi? Kui on küsimusi, palun andke käega märku või kirjutage vestlusaknasse. Praegu küsimusi ei näe. Kas volikogu liikmed nõuavad päevakorra hääletamist? Kui ei nõua hääletamist, siis võtan vastu ühehäälselt.
Vaatan, ühtegi kätt pole tõusnud, ühtegi sõnumit ei ole. Sellega on päevakord kinnitatud. Lugupeetud volikogu, lähme esimese päevakorrapunkti juurde ja sõna on vallavanem Raul Kurrel. Palun. Nii, tervist minu poolt siis kõigile. Kas häält on kuulda? Normaalselt. Väga hästi. Kuna ma püüan nagu ülevaate siis anda nagu valla tegevustest, kuna kriisist on siin muidugi hästi palju räägitud ja kriisist võib rääkida ka hästi mitmeid tunde, siis ma ikkagi millegi ülevaate annan, aga see on nagu väga pikk punkt iseenesest võib olla, aga pigem siis saate küsida, et mis nagu on hinge peal. Ma tegelikult alustangi siis nagu niinimetatud selle kriisi teemaga ja kriisikomisjon on juba mitmeid kordi kokku saanud, arutanud kõiki neid piiranguid ja jooksvaid asju ja nüüd sellel nädalal saame me nüüd uuesti reedel ja ka suhtleme siis meilitsi ja erinevaid nagu ülesandeid jagades telefonitsi. Nii et ütleme, kriisikomisjon töötab. Vald on läinud suures osas üle kaugtööle. Osaliselt käivad siis töötajad ka vallamajas konkreetselt nagu ülesandeid ajamas või tegemas ja no näiteks tänagi oli vallavalitsusest pooled töötajad siis vallamajas nagu koha peal olemas. Kõik numbrid nagu peavad töötama, kõik meilid töötavad. Kui siin vaadata näiteks ka, et meil oli täna istungil 8 päevakorrapunkti, siis vallavalitsuse istungid ka toimuvad ja iseenesest nagu töö kindlasti käib. Sotsiaaltöötajad on igapäevaselt tööl. Avahooldus on meil nagu rindel, siis raamatukogudes on just täna ka nagu arutasime, tegelikult on neil ammu juba olemas nagu kontaktivaba nagu laenutus, välja antakse raamatuid paar korda nädalas ja me täpsustame nüüd ka siin täna-homme veel erinevaid soove. Me küsisime ka kõikide raamatukogu töötajatelt ka veel enda soove ja kõigil oli seal ikkagi, et paar päeva võiks laenutada, aga need laenutus toimub ka eelnevalt ette tellimisel ja siis raamatud jäetakse ukse taha ja et kokkupuudet ei ole. Kõik koolid on koduõppetel ja töö käib. Vahepeal on olnud juttu see, et võib-olla palju on isegi õppida, aga ma arvan, et pigem see on hea, et isegi nagu nurisetakse selle üle, et võib-olla palju õppida on, siis tähendab, et õpetajad võtavad asja tõsiselt ja lapsed ka. No on näiteks, oleme arvuteid organiseerinud kodudesse, kellel ei ole või on katki läinud ja on ka nüüd nagu esimesed siis lõuna soojasupi viimised lastele, kellel võib-olla on nagu väikene probleem sellega. Ja just eile arutasime ka siis kõikide sotsiaaltöötajate ja sotsiaalpedagoogi ja lastekaitsespetsialistiga ka nagu omas grupis kõiki neid nagu probleeme siis nagu läbi. Riiklikud piirangud puudutavad ka siin ju Setomaa ettevõtjaid selgelt, et meil küll kaubanduskeskus ja sellist ei ole, kuid sanatoorium on, muuseumid on suletud, veekeskused. Ja kui nüüd ettevõtete poole nagu minna, siis ka puiduettevõtjad on uurinud neid abipakette, et mis töömahu vähenemise ja koondamiste osas on. Praegu oleme leppinud Võrumaal kokku nii, et Võrumaa arenduskeskus on just täna tulime, saadame ettevõtetele välja numbri ja telefoninumbri ja kontakti, kes püüab olla asjadega väga kursis täpselt ja saab siis anda nõu, et mida nagu edasi teha
ja kuidas edasi teha nagu parem on. No, ma loodan, et ei ole tegelikult nüüd nii väga hull ka, aga ikka kriitiline. Lasteaedades siis töötab 2 rühma, Mikitamäe ja Värska rühmad. Lapsi on väga vähe, 1–2 last on rühmas, aga kuna riik soovib, et me tegelikult seda teenust ei katkestaks, siis see on meil olemas ja need lapsed, kes käivad, ongi just lapsevanemad on tööl ja kuhugi jätta ei ole. No eilsega suurenesid veel siis kõik liikumispiirangud. Seda on vald, eile panime juba kõik mänguväljakud kinni, siis üllatusena oli see, et Mikitamäe mänguväljaku ümber olid lindid ära võetud ja täna lapsed mängisid, seal 5 last oli mänguväljakul. Praegu sai igast erinevatest siis info kaudu lapsevanematele ja infot ja antud ja ka uuesti need lindid ette, et siis selliseid juhtumeid on. Võib-olla ka see, et kriisikomisjoni juba tegelikult töötab ka nagu laiendatud vallavalitsus ka, et me püüame olla nagu ühes sellises meediaruumis ja siis neid infot anname edasi Võrumaa kriisikomisjonile ja ka Kagu-Eesti kriisikomisjon käib nagu siis koos kõik elektrooniliselt. Rääkisin ka vallavalitsuse istung oli osad siis inimesed vallamajas ja teised siis elektrooniliselt, asjad toimivad, tööd tehakse. Kaitsemaskid on kõigil vallasüsteemis töötajatel olemas, neid ei ole palju, aga praegu on nagu selge selline järjepidev ja neid on toodud nagu 2-3 korda. Me oleme need kõik laiali jaganud ja kõigil on nagu olemas need. Osalesime nii desoainete kui ka maskidega ka riigi hankes kohe või mida riik nagu korraldab seda hankimist, aga nagu karta oli, kõik ei lähe nii hästi, kui soovitud on, et need riigihanke omad, ma ei tea, kuna veel tulevad, aga tegelikult ütleme, et see on kontrolli all, palju ei ole, aga kõigil on. Hooldekodudes siis vallahooldekodu nii Mikitamäe kui Meremäe osas hooldekodud töötavad. Meil on seis kõik praegu kontrolli all. Töötajatega nagu kiita ei ole, aga kõik on praegu kaetud. Inimesed seal haigestunud ei ole. Suurem võib-olla selline isiklik töö oli ka siis vallas oleva kus veel mõned päevad tagasi need inimesed käis kaupluses ja küla peal ringi, siis praeguseks peaks seal olema ka ikka niinimetatud nagu uks kinni ja rakendatakse nagu uusi meetmeid, aga igal juhul tuleb kontrollida selle asja. Siis kõik ürituste toimumised on niinimetatud nagu ootel või ära jäänud või siis ka isegi need, mis nagu juunis siis me ei tee ette või oleme tõmmanud neid kulutusi natuke nagu et me ei tee neid kulutusi ette enne, kui kõik selge on, siis riik soovib, et kui olukord eskaleerub veel ja näiteks veel ka hooldekodudes või on inimesi vahel ka vabatahtlikke vaja, neid ei ole palju, aga neid on siiski tulnud ja kui sotsiaalmeedias me just nagu jagasime seda, oleme siin taganud, kuidas neid inimesi kasutada on ka juba nagu mõtetes ja arvates nädalavahetusel ka. Me anname infot nagu Setomaa valla alt, ei ole
nii, et vallavanem on ka nagu normaalne, et küll on nagu erinevaid nagu võimalusi, et kes annab kas siis vallavanem või kriimees, aga kõik see info on läinud meil nagu Setomaa valla alt ja ma arvan, et see on nagu okei. No riigi osas on siin nüüd saatnud ka Rahandusministeeriumi kirja, et riik ei vähenda igasuguseid tasandusfonde ja toetusi ja püüab säilitada omavalitsused niinimetatud nagu kirja all asutustele, et ärge praegu rutake igasuguseid tegema, vaid olukorra selginemiseni siis vaatame, sest ma olen nagu suhteliselt negatiivne lisaeelarve, aga no eks seda nüüd näha on, et muidugi ei tahaks seda teha, aga seis on ikkagi, ma arvan, kuu aja pärast päris hull. Siis Setomaa on ka 4 positiivset proovi, tänase päevaga tuli 2 proovi juurde ja üks inimene on ka Setomaa mitte vallavalitsuse, aga vallamajas töötav isik, nii et aga nad on nüüd siin juba 2 nädalat sisuliselt kodukarantiinis olnud, aga igal juhul on positiivsed proovid ka Setomaal sees ja haigeid ka kindlasti rohkem. Nii ja võib-olla ma seda, et siis Võrumaa selline haigestunud, naisi, mehi on haigestunud nagu võrdselt, haigestunud on 12 kuni 77 aastaseid. Tegelikult keskmine haigestunud vanus on praegu 47 aastat Võrumaal, nii et see ei ole ainult nagu et see ei ole ainult nagu eakate inimeste nagu probleem. Nii, nüüd istungite poole pealt meil on 3 esimest kuud on tegelikult tulumaksu hästi tulnud, nii nagu planeeritud 19 või 24,94%, viimane kuu on veel tulemata või viimane makse sellest kuust on tulemata, nii et nagu paremas tempos, mis nagu eelmine aasta, nii nagu planeeritud, aga eks see aeg nagu toob edasi näha. Nii, põhitegevuse tulud on laekunud 1 080 000 eurot, see on 19,94% ja kulusi on tehtud siis 847 000 eurot, see on 15,6%. Vallavalitsus on siin määranud raske puudega lapsele rahalisi vahendeid, hooldaja hooldajatoetusi on, siis me tegelikult kuulutasime Mikitamäe peretüüpi hooldekodu projekteerimise nurjunuks, sest seal üks ei vastanud, mille hind oli alla 10 000, mõned, mis oleks nagu meile väga sobiv ja teised on üle 30 000 projekteerimishinnad. Aga meil on seal nagu ka nagu selles mõttes üks võimalus, et see, kes pakkus soodsat hinda, siis me saame äkki lihthankega selle teha ja ta täpsustab enda pakkumist ja ikkagi saame selle nagu käima panna projekteerimise ka. Nii et me tegeleme sellega tõsiselt. Siis me oleme välja andnud 2 hoone lammutamist. Meil on olemas siis Saatse kultuurimaja ja Mikitamäel olev see Sigala lammutusprojektid ja sinna juurde andsime kohe ka lammutusload ära. Aga siis Mikitamäe osas esitasime KIK-i toetuse taotluse, et seda lammutada. Esitatud, ootame siis ka sinna vastust. Siis oleme siin istungil ka juba täna, et sundvaldusseadmise allikad 13 ja 15, see on elektrikaabliga seoses. Setomaa muuseumite nõukogu kinnitamine, siis Seto instituudi nõukogus liikmete
esitamine. Oleme siis need samu piletihindu ja laada kohatasud kehtestanud. Ilana Tarka nimelise oma kultuuripreemiate väljaandmise otsustasime ja nendele on nagu preemiad üle kantud. Üritust ei toimu, kui ja info läks siis meediasse välja ja kui on veel võimalik, siis tagantjärgi kuskilgi püüame need sobivas kohas ka nagu eraldi üle tunnustada. Nii et Kristel Laas ja Kristjan Triks said siis ühe auhinna ja Tiia Puustusmaa sai teise auhinna. Siis on esindajad nimetatud Setomaa programminõukogusse ja oleme siin ka, et seesama seoses KIK-i projektiga on siis Mikitamäe külas papiristidena 3 krundi olemasoleva Sigalahoonele hinnangu andmine. Siis Setomaa muuseumite arengukava koostamise algatamine, mitteeluruumide üürile rendile andmine. Oleme täpsustanud ja muutnud natuke Setomaa valla ametiautode vastutajate garažeerimise korda. Siis on 2 vallavara võõrandamist olnud, mis on siis seoses läbi selle praegu maade nagu aktiivse veel, ütleme, et need niinimetatud valged laigud ja kes siis on naabrid ja nendele oleme me saanud neid maid siis ka tagasi. Ehitised, suuremad ehitised nagu käivad, T100 monument, valmistame ette ka energiaauditit Värska gümnaasiumile, oleme nagu küsinud, sest riik avas CO2 finantseeritavast nagu rahast energiatõhususe uue programmi, mis üks oleks võimalik, et võib-olla Värska gümnaasiumi energiatõhusust tõsta ja niinimetatud remondiraha saada seal. Seal on maksimaalne summa 900 000, mis on projekti summa. Setomaa valla oma finantseeritav osa on 59%. Siis tegime projektid siin KIK-i ohtlike jäätmete ringi, rääkisin Mikitamäel see papiniidu lammutus. Plaan on teha siis ka Setomaa arenguprogrammi, seesama Luhamaa külakeskuse taotlus. Ja kui kiirelt üle käia, siis niinimetatud, mis volikogus oli kuumteema Matsuri külamaja, siis sealt nüüd on keldrikorruselt on tulnud kogu kelder on vammi täis ja tegeleme sellega, et võib-olla 2 aastat edasi oleks see maja sisuliselt kasutuskõlbmatu. Aga vähemalt hetkel saime nagu sinna jaole praegu ja siis me sisuliselt on seega nagu väikene vallakohustus, sest need on nagu varjamatud puudused sellel hoonel, aga praegu tegeleme sellega ka. Nii et nagu kõik ja ma ei oskagi öelda, et Rein, et kuidas, kui on nagu küsimusi, siis nagu püüaks vastata küsimustele. Aitäh, Raul. Kas volikogu liikmetel on küsimusi vallavanemale? Kellel on küsimusi, kirjutage sinna vestlusaknasse. Nii, hetkel ma ühtegi küsimust ei näe, aga nii nagu ma juba paljudega olen ka siin rääkinud, et praegusel hetkel ma kuulutan, et me ei hakkaks päevakorraga edasi minema. Ma kuulutan tehnilistel põhjustel hetkel välja 10-minutilise vaheaja, sest kell on 15:29.
ja kõigile saadan meili peale uuesti sisselogimise lingi. Et vaheaeg 10 minutit. Kohtume uuesti.